ma olin noor joga, see oli vend oli NBA-s mänginud, ma vaatasin alt üles, et NBA-s tuli vend siia. Sa oled saali, mul on nagu pildid ka telefonis, kus ma olen saalis riietusruumi ees, lihtsalt nagu koera. No visata ei oska, siis pead kaitset mängima. Oota, mida? Koobi ka ei vahetanud ju klubi, miks ma siis nagu pean? Nagu Gerd Kams arvas, et oli väga hea jalgpallur ja nüüd lähen spordidirektoriks. Aga tead, mis on... Ma arvan, sa oled samas. Tere, algab podcasti 9. osa ja peale erisaadet Sander Raiest ja Gregor Hermetiga oleme tagasi kahe Kalev Cramo legendiga. Tere Martin, tere Priit. Tere Tanel. Priit, sul oli eile Rootsiga koondise mäng ja enne kui me leppisime kokku, et 9.45 on salvestamine, ütlesid, et sa ei tea, kui värskena sa siia jõuad, et näed suht värske välja. Kuule, ma olen kogu aeg värske, ükskõik kui kaua õhtu läheb. Aga kaua magada said siis? Ei, tegelikult eile sain hästi. Väga hästi. Mis seda on? Noh, mõned tunnid sain. Ei, tegelikult ma jõudsin ikkagi mingi 11:30 koju, et siis oli... Tegelikult ei jõudnud ju? Jõudsin, jah. Aga üks päev jõudsid kell 7 ka ju? No jah. Mis päev? See päev, kui sa sealt Keskkonnaat sisse saanud. Karbi Reit panigi video ka just. 3 tükki ei saanud sisse. Keegi ütles, et ma ladusin ainult mööda. Tegelikult oli Vene, Treier ja mina 3 kaotasime see Keskkonnaat mäng. Üks shooterit siis ei saanud. Jah. Me teeme koondist ka seda sama. See on normaalne traditsioon. Mõnki lõpetad trenni laulus. Väga just ei kaota, eks? Jah, väga ebameeldiv kaotada. Sul läheb suht tihti ette ka seda. Kuidas ta tuleb? Teil on suuremad panused ka selle? On teil üldse? On jah, ei, Trell hakkas mingi täiesti, Trell võitis, siis Trell hakkas mingi täiesti oma mingi jama. Mis see oli siis? Et igaüks saab valida poest endale midagi. Elektroonikapoest või? Ei ole, siis kõik hakkasid saatma mingit, et kes tahtis ühte ja kolmandat teist asja. Siis kõik saatsid, et kes mida tooma toob. Ma ütlesin, kuule üks asi, vali öelda, mida sa tahad, et sul oleks, et siis kõik, ma ei hakka käima poes ringi. Tegelikult see on hea point, teinekord võiks meil ka teha nii, et üks paar mingi asja selle mingi 3 euri piir. Ei, pärast ma mõtlesin, et tegelikult oleks normaalne küll, aga seal läks juba mingi 6 euri ja mingi 7 euri ja üks tahtis mingi... Aga koondis ongi kõik väga kõrge palgalised. Seda ka, jah. Meil vajalis võime teha nagu kui mina kaotan, siis on ju... No kas sa saad nii mitmest kohast palka, et mis sul üldest tuleb? Jah. Eile oli mängul päris suur möll ka, et kas füsiole ka see kuidagi mõjub, kui publik teeb reiget lärmi? Me peame fookuses olema kogu aeg. Ei tõmba niimoodi käima, et panen kiireni vett, rätikuid värki. Ei, me teeme oma tööd. Me peame jälgima kogu aeg 12 mängijat, kes on verine, kes ei ole, kes saab igast. Kes see arst meil on, Kaido Stroom, see on nii aeglane. Me peame tema eest ka tegema. No selge. Martin, sa vaatasid sealt lajalt mängu, et oli mingi tunne, et tahaks ise ka mängida või pigem nautisid seda, et said vaadata kõrvalt. No, enne Martin rääkis, et ta oli nii staaride seltskonnas seal Gerd Kams, kes arvab, et ta on reige staar ja siis käib, ma ei tea üldse, kes seda sinna Unibet Arena sinna loožis olite söögid. Ma ei olegi tegelikult võib-olla teisel poolel vist vaadanud korraks. Aga seal on natuke teistmoodi, sest sa oled nii kõrgel, et sa nagu ei taju neid nagu kiirused ja asju, nagu vahest ei saa aru, kas pall läheb sisse või hakkab nagu minema ja need nurgad on kuidagi nii teistsugused. Aga eile publik oli natuke no ma ei tea, mulle endale tundus, et kuiv oli, eks? Oli kuiv, jah. Ma ei tea, no näiteks kui Rootsis käisime, see Kiljak on see DJ või? Jumala hea DJ tegelikult. Seal Tartus, kui ta paneb jumala äget mussi. Tegelikult võiks olla see, et see mingi muusika tõmmaks rahvast rohkem käima, aga eile kuidagi ei olnud. Paar laulu olid, mis olid päris head, aga Rootsis jumala head laulud, vaatad, ilmselt tulevad kaasa. Aga eile oli täitsa kuiv oli, kuidagi. Ma ei tea, mulle tundus. No, võib-olla natuke jah, aga... Kes iganes DJ oli ja kuulab nüüd siis... Ei, aga see on ülitähtis tegelikult. No, aga Rootsis on ikkagi need fännid, ma vaatasin, ma kommenteerisin seda mängu. Aga see ka midagi erilist on. Need fännid, kes sinna kohale tulevad, need on ikkagi nagu konkreetselt ikkagi lennad ju põhimõtteliselt. Kindlasti Rootsist ka, aga... Ei, no jah, see väike osa Eesti fänne, kes Rootsis olid, need ikkagi tegid ägedat lärmi. Tänekast oli kuulda ka, et karib Eesti. Okei, see on alati teistmoodi ka, et sul väike teistmoodi. Sina kommenteerisid ka vaata stuudios mängu ja siis ma kommenteerisin, esimene mäng oli mul saalis. Ma korra mainin selle ära,
et üliveider on kommenteerida, sa ei saa nagu saalist vaata mingit tagasisidet või emotsiooni, et noh, tegelikult oli väga hea mäng, eks Rootsis. Siis sul on kõrvaklapid peas, sa oled täiesti vaikses ruumis, eks keegi viskab korvi, siis ma ei tea nagu... Sul ei öeldud, et see on see nupp, kus sa saad saali heli kõvemaks panna või? No jah, aga ikkagi sa ei saa nagu seda tagasisidet, eks, et siis keegi viskab mingi korvi, siis ma ei tea, kas ma karjun nagu oi, aga siis oled seal, oi, väga ilus korv. Et noh, publikule ei kindlasti kogemustega on nad nagu kes on Kruus ja Kullamäe, kes on nii väga emotsionaalsed, siis neil on võib-olla natukene loomulikum see. Siis ma olin seal lihtsalt niimoodi, ja väga hea, tublid. Pärast kirjutati ka. Mis see vastus nüüd oli, kas sa oleksid tahtnud ise väljakul olla või mitte, sul viisid jutu kuidagi täiesti eemale seal? Ja, proovisin Jüri Ratast. Sa oled päris tubli, ma vaatasin mängu järgi pärast väga hästi. Ei, minu arust oli niimoodi, et ma olen seal korvpalligrupis sees korra veel. Ma olen korvpalligrupis sees ka, seal tehti nagu enne mängu mingi, ma vaatasin seal, et kust kohast mängu vaatad, siis seal oli niimoodi, et mingi ülipalju oli Go3 ja siis mingi paar üksikut venda vaatasid ETV-d. No eks ta vist ole jah, et see siuke meelelahutuslik kommenteerimine läheb peale rahvale. No te olite ju ka ju Bröderis, vaatasite kõik. Ei, seal tekkiski vaidlus korra ka, et kas me vaatame ETV-d, et Martiniga ja kõik ütlesid ei. Ma mõtlesin, et kas keegi kirjutas ka midagi ja vaatasin seda Instagram story't. Ei, meil käis läbi küll, et kuma pealt vaatama, aga kuidagi oli see, et vaatame kogu 3 pealt. Jah, thanks. Mis see vastus siis oli? Oleksid tahtnud väljakul olla või mitte? No nüüd, kui ma olen nagu eemal olnud, siis ma tahaks väga väljakul olla. Okay. Sa kunagi rääkisid, et sul nagu on veel unistus äkki üks mäng koondises teha või? See vist juba on. see on veel läinud. Ma ka veel paar aastat tagasi mõtlesin, et äkki, aga ei. See on läinud, jah. See tuleb nagu siis, kui kuidagi trennis on hea tunne, aga mul ei ole trennis väga pikalt head tunnet olnud, et siis rääkimata mängudest, siis nagu see tundub nii kaugel. Jah, ja nagu eelmine kord lubatud sai, siis täna keskendume rohkem Martinile. Priidule ka kindlasti väga palju siin kaasa rääkida. Te olete mingi 15 aastat koos olnud. Et mõtlesin, et alustan samamoodi nagu Priiduga, et kus ma üldse mäletan seda esimest korda ja vist oli siuke lugu, et ma arvan, et sa olid siuke mingi 6-7 aastane, mina olin võib-olla 9. Siis Siili korvpalliväljakul oli mingi väike poiss, kes mängis kossu ja mina olin see teine väike poiss, kes mängis kossu ja siis me vahest isegi mängisime koos seal. Sa sõitsid rulluiskudega kogu aeg, selle Siili kõrval oli see rämp. Mul oli jah, siis olid teised huvid. Mina mäletan, sa elasid seal vastas kohe. Sinu all oli veel pood ka. 2 poodi. 2 poodi, ma käisin Marja poodi. Et mina mäletan ka, me jälkusime seal mingites majades ringi ka. Nojah, ma saan öelda, et ma jälkusin samamoodi seal Kristiine spordimajas ringi. Et ilmselt me kohtusime seal ka 11 ja ma mäletan, et ma nägin esimest Kanguri mängu seal, ma arvan, et oli siuke 18-aastane, siis ta pani soojendusel 360 pealt, mis ütleme nii, et see viimaste aastaid vaadates tundub päris ulme, aga noorena ta oli ikkagi kõva atleet. Jah. No samas sul olid vanemad Kadaka spordi oli, siis minu arust tolle oli olnud võib-olla nii palju saale. Siis ma käisin ka ju seal ja me ikka hängisime päris palju koos. Jah. No oligi, sa kasvasid saali üles, ma kasvasin saalis üles. Ja siis juba tulid tegelikult... Ma olin Audentases 12 klass ja sa võtsid... Ja sinna me jõuame kohe. Sinna me kohe jõuame, selle see on kõik sisse pandud. Aga sa mäletad ka võib-olla kedagi, et kui sa seal saalis jälkusid kedagi noormängijana, et keegi, kes seal võib-olla trenni tegi ja hiljem oli siuke staar või ei tule siukest kedagi ette? No ikka need 82, ütleme minu venna vanus siis Arbet ja minu venna võistkond ja venda teevõistkonnad siis. Kõik, kes seal olid Kangur, Arbet ja see generatsioon siis. Mina mäletan neid. Kangur oli ka seal? No kuna ta mainis Kanguris, ma panin lihtsalt sisse. Okay. Aga võib-olla oli need, et Kangur oli vastas võistkond. Kangur alustas tegelikult suht hilja, eks. Aga tema Arbet ja siis, kes seal võistkonnas olid, mul vennad ja mõtlen, kes seal veel olid. Igast tüüp oli seal. No ja siis lõpuks ongi see, et mängisime koos Kalevis, et kuidas sa üldse Kalevisse sattusid? Tutvustage. No ma eelmine podcast mainisin, ma Priiduga tutvusin vist niimoodi, et isa sebis mulle massaaži enne mingit seda A-klassi mängu, eks. Ja siis järgmine sebis võistkonna järgmine aasta. Ei, on. Ja siis ma mingitel hetkedel, kui Kuusma oli treener, ma minust käisin trennis ka vahepeal seal. Ja Kalevis 12 klass oli, jah. Siis ma sain Kalevis nagu mängida seal. Ja siis oli too aasta, kui oli Neenat treener, ta läks või
poole aasta pealt läks minema ja siis oli Varrak, sai peatreeneriks. Mis tundub uskumatu, 2009. Ei, nemad oli 1 aasta oli ära ju. Ta oli enne ja siis ta läks poole pealt ära. See oli 2009 aasta ja Varrak on 83, see on 82, noh. Et nagu 27, ütleme oli, sa saad Kalevi peatreeneriks. Ma mäletan, tal oli esimene mäng veel see, et mängisime selle Moskva CSK vastu, aga seal tuleb lennuki täis staffi, noh. Seal oli kõik ülikondadega vennad täis ja siis Varrak veel palus vist äkki, et Kaarel tuleks sinna ette. Ei olnud, Kaarel ei olnud kaasaski. Ei, aga see oli kodumäng. Meil oli Moskva CSK-ga kodus ja siis ta oli ainukene, sest abitreener, tema oli abitreener, ta sai peatreeneriks, aga rohkem ülikonnas venda ei olnud, kui sa istud seal eespingil. See on üks põhjus, vaata, kui Kris oli peatreener, et kui ta oleks üksinda olnud, siis ta ütles, et kuule, Martin ja Kurbas turg istuge sinna ette, eks, et oleks natuke mugavam olla. Ja sama mäng oli ka CSK-s. Ma seda Tallinna seda ei mäleta, aga kui me mängisime CSK-ga, ei olnud, see oli Himkiga. Ja Himkiga mängisime ja siis ta ütles, et kuule, ülipiinlik. Siis oli mina ja Varrak kahekesi. Raudama rääki kuskil selle ees tolle ajal äkki või? Ei olnud, siis ei olnud, me olime kahekesi. Ja siis mul oli vaja need jääd ja rätikud ja kõik need, see väike arstikotikene, et noh, ma ei saanud, siis ma ütlesin, Varrak, ma aitan, noh. Veed ja kõik asjad, siis mõtlesin, et nagu üksi edasi-tagasi, ma aitan. Ja siis peatreener tuli ilge hunniku rätikutega, siis pani need rätikud sinna ja siis kui hakkas see tutvustus, ütles, et kuule, päriselt ka praegu nagu rämedalt piinlik, et tule seisa vähemalt minu kõrval. Seal tuleb mingi 12 staffi tuleb talle vastu, need vimplid asjad, nagu ütlesid, tule ka palun, nagu ütlesid, ei tule. Tuled küll, no, väga piinlik. Ma ei tea, siis oli võib-olla Tallinnas oli ka sama. Aga see oli väga huvitav, jah. Selles mõttes, kui ma praegu mõtlen, et mina olin siis noor ja treener 27-28, siis ta on ikkagi nagu treener, eks. Aga nüüd, kui ma oleks, sest osad mängijad olid tegelikult temast vanemad ju. Ja kes meil olid? No sõbrad kõik, Kangur, Arbet, kõik on ju koos, kellega ta mängis ka ju. Kangurit siis on? Ei olnud. No Kreks oli kindlalt. Jah, Kreks oli. Aga selle olid ju need NBA-s mänginud need mingid Johnsonid ja ma ei tea, mis nad seal olid olnud. Et kui siis järsku saab, ma ei tea, kes meil on 27-8. Kreks, noh. Jah, Kreks saaks Kalevi peatreener, eks. Ja siis Kurbas mängib veel, eks, et nagu hästi imelik dünaamika on, noh. Tegelikult neid noori treenerid veel on ju, Brett sai suht noorelt, Kris tegelikult oli noorelt peatreenerit. Jah, see oleneb võib-olla, mis võistkonnas sa oled. See on kogu aeg nagu esiklubi olnud, eks. Selles mõttes küll, jah. Kas sa siis tegid kohe 20-aastase lepingu või oli sul? tegid ühe kaupa? 7+4 oli kohe esimene. Oota, kui sa Raplas mängisid, kas sa siis enne seda olid veel Kalevis ka olnud? Ei olnud? Ja mul oli tegelikult kogu aeg. Sellega oli niimoodi, et 12 klass ma olin Kalevis ja siis oota, kes siis oli? Kuusma sai peatreeneriks äkki siis? Ei olnud. Ma ei tea. Sa tahad öelda, et see oli Nenadi aja? Ma olin Nenadi poolik aasta. Ja siis ma läksin Rakverre. Aga seal oli mingi selline põhjus, et mul oli küll Kaleviga leping kogu aeg, aga öeldi, et kuule, et nendel aastatel oli ju kogu aeg 5-6 välismängijat, öeldi kuule, et ja Tanel Sokk ja kõik, kes seal olid nagu Eesti tippmängijad, et me ei näe sulle väga palju mänguaega, et kui sa tahad rohkem mängida, siis ja Andres oli niikuinii helistanud, siis ma läksin sinna. Ma tahtsin seda, kui sa mäletad seda olukorda, kui me seal Saku Suurhallis mängisime ja siis sul vend tuli meie võistkonnast keegi tegi sulle haiget või liiga, läksid sealt ärplema midagi. See oli McLeod, see oli hiljem, see oli Raplas. Oli või? Ei, ma mõtlen, kas sa enne seda olid veel Kalevis ka? Jaa. Olin enne seda. Ei, oota, sorry. Kas ei on niimoodi, et see McLeodi intsident oli siis, kui... Selle ma panin ka tegelikult sisse, sest me räägime pärast. Okay. Aga seal oli nii, et toimus ju Eestis väga harukordne treid. Et Varrak küsis, kas sa tahad minna Raplasse, et Ruut küsis, eks. Ja siis vastu nad said nagu Kajupanga, et ta oli vaja nagu suurust rohkem, et Varrakul mindi on vaja. Aga siis sa olid Kalevis ja siis tehti vahetus. Pool aastat läksin Raplasse. Issand, kui ebameeldiv vend sa olid. No see, kui sa hakkasid nagu, ikka on alati see, et tahad oma meeskonna seda kaitsta ja siis, kui sa läksid McLeodiga seal vähekene ärplema, siis su vend, ei, aga ikkagi, siis mõtled, kuradi Martin, no üli ebameeldiv nagu. Sellel hetkel oleks taht ise nagu tulla. Jah, ei no sa hakkasid ärplema, sest sa olid süüdi. Mis seal oli üldse, mis sa tegid?
ei no pani head kaitset. noh, jah. Ei no ta nokib ka ju kogu aeg. Ei on, mis asja, seal oli veel pärast oli mingit draamat, et umbes kes teab, see teab, seal ei olnud midagi. Ma sain ise ju McLeodega jumala hästi läbi. Ma olin noor joga, see oli vend oli NBA-s mänginud, ma vaatasin alt üles, siis kord NBA-s tuli vend siia. Ta pani veel hooaja esimeses mängus paseri ka ja värki. See oli seal Poolas? See oli Poolas, eks, ja siis... Sa olid kaasas siis? Ma olin kaasas muidugi. Okay. Ma olin kõige õnnelikum. Vaadake seda videokordust, seal on näha, kus kommentaatorid, et Martin on kõige õnnelikum. Ma sain koolist ära. Ühesõnaga jah, sa käisid 12. klassis ja siis ma olin juba siuke vanem mängija. Staarmängija. Terve oma palga hakkama pannud BMW ostnud. Siis võtsin peale sind ja siis ühika juurest. Ühika juurest. Kotte ei saanud, trennikotti ei saanud taha panna, sellepärast Kurbasel oli nii suur subwoofer taga. Kõige tähtsamad asjad olid olema. BMW subwoofer. Viljar Vesk istus ees, Viljaril, vana kolmene BMW, eks, tolle ajal ma ei tea, kui vanad oli, aga Viljar istus ühel pool, tema taga ei saanud istuda, sest Viljar oli 2-30 pikk, eks. Ja siis seal mina istusin seal seljakotiga taga. Ikka olid õnnelik? See Pemmiga? Driftis ka veel vahepeal. Mürtsus ja siis sõitsime. Trenni jõuad. Suurhallis olid, tollel suurhallis olid trennid. Vahepeal ta küsis kütsi raha ka, aga mul raha. Ei küsin, lõpetara ei küsin. Kütsi raha ma ei kohe küsin. Raudselt küsisid? Ei küsin. Aga selle BMW-ga... Aga Viljar panin küll paagi täis sulle. Jaa, see võib olla küll. Viljar panin küll paagi. Mina ei saanud. Ja see Märt Mäesalu aitas ka mind vahest natukene välja. Oma selle kraama küttekaardiga. Need oli teada ajad ikka. Väga. Ma tahtsin midagi, seal BMW-ga meil see lugu, et sa vist Raadikuga koos olnud Kalevis. See oli äkki, kes siis 1 aasta hiljem. See oligi see... Toomasega. Või oli varem. See oli... Ühesõnaga Raadikuga me sõitsime niimoodi, et me isin Raadikut ka ühikasse. Ja siis oli mingi ülilibe. Ja siis täpselt keerasin sealt Nõmme Delta Autentase juurde, aga mul oli teine käik sees. Ma isegi vajutanud gaasi, aga ühesõnaga rattad võttis plokki ja põmm vastu posti. Raadik pihki seda armatuuri. Ta oli jumala segad. Tegelikult mingi 15 kilomeetrit tunnis enam polnud sedagi. Siuke väike kõks, aga ta oli nagu veits oli šokis või siuke nagu ei teadnud, kuidas käituda. Ei no jaa, aga Martin, see... Unibetis, see oli Saku Suurelis mäng. No mul koju jumala pikk maa. Viska koju, ei viska. No polun, mul mingi jõhker tiir vaja teha. No sa oled Unibetist põhimõtteliselt... Ei, ma elasin Mustamäel siis. Laagrisse, ei olnud, sa elasid Peet seal taga põllu peal juba. Kindel. Sa viisid mind Laagrisse ja siis sealt tagant, see on ikka mingi 50 minutiline ots. Jah. Ja siis oli veel niimoodi, et ma järgmine päev läksin kuskile pidin minema ja ma vaatasin, et posti ääres mingi kuradi plastiktükid on maas. Ma vaatasin, et keegi matsu pand siin ja siis lähen trenni või mis iganes meil oli. Priit ütles, kuule Martin, nii libe oli, ma sõitsin vastu posti. Siis ma mõtlesin, okei. Ma sõitsin meelega, see oli nii... Kiilakas oli, siis ma mõtlesin, vajutasin natuke gaasi, mõtlesin, ikka tahad vähekene, suss käib ringi. No kurat, see võttis oo üles ja siis hästi vähekene läks veel mäest alla ka ja siis mis see seal see tee on? Vabakas? Ei ole Vabakas. Kadakapuiest. Ja must, ei no vähekene, okei, no siis ei olnud. Ja siis seal on need pimedad nurgad. Ma pärast ei teadnudki, et kas nüüd sealt vasakult või paremalt tuli auto, tavaliselt bussid või mingid suured rekkad lähevad sinna suure maantee peale. Siis mõtlesin, mul ei ole mitte midagi, piduri ei toimi, mitte midagi ei toimi. Ja siis läheb. Mõtlesin, siin pole enam mitte midagi teha. Keerasin paremale ja andsin natukene gaasi juurde ja siis ainuke post, mis seal oli, siis sinna sisse ma sõitsin. Aga see oli teadlik sõitmine, et mitte rekkale ette sõita. Ja siis jumala närvis, vend palub, palun vii ära, kapott üleval, radikas katki, tuled katki, mõtlesin, kurat küll, ma jumala närvis. Sõitsin minema ka, pärast sain räige trahvi. Miks? No sellepärast, et politsei arvas, et ma olin kärakat pand ja sõitsin meelega ära ja pärast maksin selle Tallinna linna vara rikkumise eest märgi ka veel kinni. Normaalne näfakas tuli peale. Thanks. Tegelikult viisakas kinni maksta. Kas kõik teavad, või enamus teavad, et sul on kirglik suhe BMW-dega, et kas see saigi sealt alguse minu BMW-ga või oli juba vanem või hiljem või kus see tulnud on? Kindlasti võis seal mingi mõju olla. Aga ma ei tea, mul isal on ka kunagi olnud nagu siis. Ma ei oska öelda, Kuskilt on see tulnud.
ma arvan, et mina ikkagi olin isa sõitis vahepeal selle, mina sõitsin mingi Honda see Shuttle või mis see oli, see buss. Ja see on veel eraldi lugu. See, noh, mina ei taha seda autot, mina sõitsin sellega, ma ei taha, see võtab nii palju kütet. Ja siis mingi aeg anti siis Allanile, Allan ütles, et lehismütsi ei oska sõita, et see paneb valgusvoori nagu kõrge gaasiga. Et mingi aeg andis auto tagasi, ütles, et see ja no seal on niimoodi, et see ei ole normaalne auto. Et auto peab hästi vähe kütust võtma, need kahesed diislid, et saaks kuidagi sinna 6 liitrit 100-le. Siis isa ütles, et andke see auto mulle, no. Pani paagi täis, aga see võttis mingi, see oli see USA versioon, no. See võttis mingi 20 liitrit 100-le. Ei no see läks... Põhimõtteliselt üks paagi täis, siis ütles, kuule ma ei taha seda autot. Ei, läksid bensukasse, paid püstoli sisse, aga see püstol võiski käima jääda. Nagu. Ja. See oli väga... Aga Bemmidest rääkisime. Tegelikult täiendasid hiljuti ka BMW koleks. Palju sul on neid? Ja see oli täpselt niimoodi, et sul pere läks puhkama ja siis selle läheb meele tekkis BMW. Kas see oli ikka salajane ost või oli ikka läbi räägitud? Ikka me räägime sellest, jah. Mul pere läks puhkama 8 nädalaks. Ja siis, kuna ma olin vigastatud ka, siis kuidagi pidi aega sisustada. Mul tegelikult oli ilged plaanid, ma arvasin, et pere läheb puhkama, et kurat, ma hakkan iga õhtu, ma ei tea, söömas käima kuskil sõpradega ja vaatan, keda pole. Lõpuks oli see, et kõigepealt maalt helistati, et kuule Martin, et me tegime siia jääraja, et kui tahad tulla, siis võid tulla. No. Ma olin nagu okei, mul ei ole ühtegi autot. Siis hakkasin seal kuskilt marketplace'is ja igal pool vaatama ja siis vaatasin, et ülikõvad ju. Tonni eest saab ju mingi normaalse auto. Ja siis küsisin tuttavate käest nõu ka ja siis ühel oli müüa, siis ma ostsin ühe BMW. Veel ostsid siis? Ei, ma ostsin esimese. Aga selle vabanduseks, see on tõesti väga lahe jäärajal käia sõitmas, sest Kurbas käis ka. Ja oli lahe. Oli väga lahe. Julgen öelda, et oli lahe. Sest vahepeal oli niimoodi, et ma sõitsin mingi Kurbasega nagu vabal päeval maale ja siis oli mul terve aja lihtsalt jäärajal. Ma tulin autost välja, kuna seal need maanpoisid tulid ka ja siis lihtsalt Kurbas oli mingi tund aega järjest vaatan vahepeal teeb lihtsalt koha peal sest see on nii suva nagu, kui sõidad lumevalli, midagi ei juhtu ka. Me korra sõitsime ka, siis olime mingi tund aega olime kinni, istusime telefonid lihtsalt ootasime, kuni keegi meid aitama tuleb. Ja siis tulid teised tõmbasid meid välja. Aga mul hakkas nii väga meeldima. Sa ostsid siis 2 tükki? Jah. No ma olen. Ja siis ma ostsin nagu see on vana 5. BMW nii lahe autodest, siis ma ostsin nagu teise ka, aga oma vabanduseks need on väga odavad autod. Priit tegelikult on äärdes asjid vahepeal jalgrattaid samamoodi. Mis olid tegelikult kallimad, kui need autod. Kõvasti kallimad selles oleks 5 Bemmi saanud. No sellega ongi nagu veits imelik, et kui ma ostan 1000 euro auto, siis ma tahtsin Sillare kulli minna, see maksis 60 eurot, et fuck, et see on nagu 6% auto hinnast, et see on nagu, siis talverehvid ka 2 sotti. See on nagu nii suured kulutused selle auto hinnaga võrreldes. Jah, tegelikult ongi, et kulutused on sama suured, sest saad selle nagu tooriku saad üli odavalt. See on huvitav küll, et kui sa ostad kasutatud jalgratta mingi, ma ei tea, vana see Bemm oli seal. 30 aastat. Need rattad nii kallid ole, kui sa ostad ikkagi mingi paar aastat vana kasutatud ratta, siis sa maksad ikkagi mingi selle 2 Bemmi hinnana. Mis kummaline? 30 aastat vana rattaga on ka veel midagi teha või? Ei ole. Tunturiga. Need antakse tasuta ära. Jah, peale eelmist saadet võeti meiega ühendust ja üritati sind aidata. Kas nüüd on jõudnud kuskile maale? Tegelikult hakkasid asjad jooksma. Hakkasid, jah? Sest ma sain nüüd ühe väga hea füsio juurde, Lauri Ott, kes on palju aidanud ja täna lähen Viljandisse ka. Paremaks. Ühesõnaga, sa said nõelravi vahepeal ja nüüd lähed Viljandisse. Ei, see ei olnud ainult nõelravi, see oli üks osa. No, jah, seal oli mingid muud asjad ka ja nüüd lähen Viljandisse ka, aga see mõttes, et järsku hakkas peale liikuma, aga paremaks jälle läinud. Jah. Ja ikka peale Lauri Otti seda protseduure pole ikka paremaks läinud. Ma mõtlen, et natukene ikkagi on. Sa pole trenni teinud lihtsalt. Ei, ma tegin ikkagi pooliku trenni. 2 peale tegime 1 trenni põhimõtteliselt. No tegelikult see ei ole üldse näälekas teema. Mul tuleb vahepeal nagu pisar silma, kui õnnetu on olla. No aga täna käime Viljandi haiglas ära või Martin käib, et siis sealt äkki tulevad konkreetsed vastused ja suunised.
Tegelikult sul karjääri jooksul ei ole palju vigastusi olnud, et nüüd ongi ei, no ei olegi ühtegi, mul kõige hullemad vigastused on mingid puukad olnud. Ei, ausalt, tegelikult mul on nagu... Kõige hullem on see, et seda peab nii mitu korda rääkima ka, sa lähed kuskile, küsib siis... No ma ka iga kord tüütan sind seal. Ja lõpuks lähed kuskile, keegi küsib, mis seis on? Oota, mis sul üldse viga on? Siis ma teen nagu, et siit on valus. Et raske on. Ja siis ongi see, et ma ei tea, võtad kellegi mingi põlve või hüpeka vigastus, sul on nagu mingi tähtaeg, millal sa saad tagasi tulla või siis lõpuks on see, et ma tegin nagu hooa algul, siis tuli vigastus, siis vahepeal tegin 3 mängu, ikka kummaline nagu seis on. No ütleme, kui suures pildis võtta, siis ma ei tea, kas sul hüpekas on, võib-olla on hüpekas näinud, ma isegi mäleta, kas ma olen teipinud seda kunagi, võib-olla olen. Aga põlved ja hüpekad... No mingi kõhulihas emal oli seal ka. Aga ma ei jätnud ühtegi mängu vahele, et see oli lihtsalt hooa ja siis kõige hullem vigastus oligi, puukad ongi kõige kauem olnud. No üks puukas oli ilus sul, see on isegi sul pilt olemas. See on väga ilus. Nagu hooaja kõige viimane mäng oli, siis ma suvel olin. Sa said 3x3 said seal ju. Ma sain hooaja viimases mängus niisuguse puuka, et ma olin nagu juunikuu põhimõtteliselt kodus. Ma mäletan, et hooaeg sai läbi, siis tulid Roland Freimanis, Keedus ja keegi veel tulid külla. Ma ei saanud nagu üldse kõndida, siis ma mäletan, et ma midagi tahtsin teha, ma ei tea, kuskilt riiuli pealt midagi võtta, aga siis nagu tõmbasin midagi ära. Ja see läks nii valusaks, et nagu ma mõtlesin, kas ma kutsun kiire, siis mõtlesin, kuule Roland, hey, you need to go home, go. Sul oli räigelt nagu korralikult sinine ka, tume. Ma tegelikult mõtlesingi seda, et mis vigastus üldse olnud on, tuligi meelde see kõhuliha, siis need puukad, et suht imelikud vigastused. Siis ma hakkasin üleüldiselt mõtlema, et mul on ka tegelikult olnud mingid täiesti lambi vigastused. Eelmine aasta mul oli videos ja et kuidagi peale hommikust treeni läksime sinna ja siis ma olin siuke mugavas asendis. Ja siis video ajal tunned, et see veits läheb kangeks nagu, aga et midagi hullu pole ja siis peale videot. No põhimõtteliselt ma tõstsin niimoodi. See oli see spasm. Jaa, tõstsin niimoodi, ma vist ütlesin. Minu arust Eiko oli siis treeneri ja ma ütlesin, ma ei tea, kas ma õhtul mängin. Põhimõtteliselt sain videos vigastada ja siis muidugi see, mis ma seal Leedus bussi uksega sain. Peale mängu, ma olin esimene, kes jõudis bussi juurde, siis ma hakkasin seda ust lahti tegema, aga see oli kuidagi, ma ei tea, mis seal pinges. Ja ta tuleb nagu üles. No jaa, aga see lendas niimoodi, et ta lendas nagu pauguga niimoodi mulle otse siia. Niimoodi, et tossu tõid verised. Põhimõtteliselt ma läksin tagasi riietusruumi niimoodi, et verd tilkus. Ei, mäng sai läbi ja siis me hakkasime bussi minema ja siis keegi küsis, kuule, kas Leedu arsti saaks seda Klaipedast arsti. Mänga läbi, eks kurvas on vaja õnnelda. Oligi, siis pandi stripsidega kinni ja siis Tallinnas läksin emasse. Õnneks õmmelda polnud vaja, aga siuke suht lambi vigast bussi uksega. Sul on ikkagi hüpekad. Ei, no mul oli hüpekad ja need jah. Ahilkad, hüpekad, suksed lambikas. Ülitobedaid vigastusi on ka ikka. Aga tobedatest vigastustest rääkis, mul on Kairis ajal. Meil oli Krasnojarskis oli mäng, aga meil oli nagu 2 varba, nagu väikse varba ja siis teise varba vahel. Oli, ma ei tea, konnasilm või soolatüigas või mingi värk, mis nagu justku tegi haigetega, nagu ei olnud hullu. Aga Krasnojarskis see lend põhimõtteliselt nagu Moskvasse 1,5 või 2 tundi, sealt paneb veel mingi 6 tundi edasi, aga selle lennureisidega läks nagu nii paistise, et nagu põhimõtteliselt jalg paisteti täiesti üles. Siis ma läksin, coach, ma ei oskanud inglise keeles öelda ka midagi nagu, siis sa vist vene keeles äkki seletasid talle midagi, siis bad, siis ta nagu kuidagi proovis siluda, mul on ka need olnud, et see ongi väga kange, aga tegelikult see lihtsalt on nii naljakas, nagu kui meediasid jääb Martini mängib. Väikse varba üles konnasilm, aga mul läks nagu jalg täiesti paista lihtsalt. No tegelikult ongi seal lennureisidega üldse mingi ettearvamatud asju, et midagi täiesti üles paistetada. Maaditsaar oli see, need niisugused lambi vigastused, siis Joss helistas mul, Joosep Tooma. Helistab, ütles, et täiesti tuksis on. Mis on? No ma ei tea, vaatasin telekat ja hüpekas täiesti perses, nagu ma ei tea, mis see on. Tule varem saali. Kusjuures ma olen kuulnud ka neid lugusid, ma tean, et üks on see, tegelikult üks pikem Eesti mängija on veel saanud nii vigastatud vaatas telekat. Läksin saali, Saku Suurelis oli trenn, Joss on laua peal, ütles, et täiesti tuksis, nagu igistab, ütles, et räigelt valus on hüpekas, mõtlesin, juhtus, ei telekat vaatasin, ma ei tea,
mõtlesin, no kukkusid, tegid, läksid külmkappi, ei, lihtsalt valutab, mõtlesin, ma ei oska mitte midagi teha. Maatis tuleb, mis on? No mida sa ütled, noh, juhtus midagi, ei juhtunud. Ja läksime veel EMO-sse ka, tal isa töötas seal siis Mustamäe haiglas. Ja siis läksime sinna, isa küsib ka, mis juhtus, ei tea. Ja toodi veel see ratastool ka, pandi sinna istuma, siis isa viistas siis kuhugi. Aga mitte midagi olnud, järgmine päev oli jumala normaalne. No, mul on põlvega ka mitte nii pikalt, aga ka niimoodi, et see on keerad kuidagi diivani peale, see on ops. Enam põlve ei saa liigutada, aga see mingi aeg kuidagi läheb nagu... Aga see on tegelikult huvitav, kuidas vaata treenerid kõik nagu reageerivad erinevalt. Et on olnud treener, noh, ma ei tea, ütleme mõni välismaa treener seal varasemalt. Et kui sa ütled, et midagi on vigast, nagu justkui pahane su peale. Mul on ka ju siit tunne, kui ma vigastan, eks. No, üks asi on nagu mingi õnnetuse tagajärjel, kui läheb hüpekas, noh, ta ei saa ju pahane olla, aga kui sul on, ma ei tea, vaatad videot ja siis tekib spasm, et nagu, mis asja, no. Ja siis minust Heikoga oli ka alati see, et kui minul ei olnud Heikoga, eks, aga Heikoga oli alati see, et ja mul on olnud see, ei ole midagi hullu ju. Ei ole, kuule. Eikol on, see on jumala hea. Ja siis minu arust oli alati see, et kui kellelgi oli palavik, siis ta nagu, ütles, et igal mängijal on oma karjääris üks flu game, et Michael Jordanil oli üks see, kus ta oli palavik ja tegi nagu supermängu, eks. Ja, this is your flu game. No mul Rootsis oli treener, et keegi ühenes ka hüppeliigest ja siis, no see oli jõhkralt paistes ja siis ta küsis, et aga äkki kui teipivad peale, et äkki saab ikka mängida. No meil oli nüüd Tossenengi jalga. Et selles mõttes jah, treeneritel nagu on see aru saanud. Huvitav, kas treeneritel läheb vahepeal nagu meelest ära, kui mängijal midagi viga on, et nad mängu ajal nad tegelikult väga palju tunnustavad ära. No määrtad nurga. Seal on pigem see, et kui sa oled juba vormis, siis ta võib-olla vaatab, et see vend on valmis. No Nurksil oli hüpekas, sest oli 2 või 3 päeva, no jalg oli sinine korralikult veel. No, igaks juhuks teipmis vana, et teeb soojenduse ükskõik mida. No. Tegelikult oli mingi 2-3 päeva oli vigastust alles möödas, kui ta väänas. Ja siis... Aga treenerid kindlasti testivad ka, no, selles mõttes, et... Ma saan aru, aga... Kas mängija nagu, vaadata nagu mängija... Sisu kui väga ta tahab sisu, eks, ja lõppkokkuvõttes on see, et kui sa oled nagu haige, eks, siis selle ühe mängu saad, oleneb kui haige sa oled, eks, aga kui sul on nagu kerge palavik, sa justkui ei tunne ennast hästi, siis väga tihti, ütleme, organism suudab ka selleks 9 mänguks ennast kokku võtta ja võib-olla siis, kui sul ei ole nagu mingit pinget hästi mängida, siis tuleb ka mäng välja. No Nurksil oli ja ma ütlesin, suure tõenäosusega see ei mängi, aga igaks juhuks, äkki pikalt saavad vead täis, aga ei mängi. Järsku, siis Nurks vaatab, mida? No sul ei ole, mis sa ütled peale, ma ei lähe või? Läks ja komberdas ära kuidagi. Sul on enne ka olnud seda, et sa oled öelnud mängijale, et sa ei mängi, siis tegelikult treener väga ei tea, et ta ei mängi. Ja siis on jah, et sellepärast ma olengi läbi aastate tegelikult ise treenerile ka kirjutanud. Sest ma ei tea kunagi, kas sa ütled, ei, kuule, kõik korras. Kuule, mina ütlen enamasti ikkagi ütlen, et ei mängi. Ega treener küsib, kui suur protsent on, et midagi juhtub. Ma ei tea. Ega julge ju alati peada neile otsa ka öelda. Sa tead, sa ju tead neid... Mängija ütleb, et kuule, kurat, me ei tunne ennast hästi, sest tegelikult on olnud läbi aastatega neid mängijad, kes nagu iga kord, kui tähtis mängu vaata, ütleb, ei, mul on siit, kuule, ma ei tea, kas ma saan, aga see on niisugune psühholoogiline mäng, et ma ei saa nagu endast maksimum anda, aga siis nagu oskate arvestada. Ei taha seda tanni alla lasta, mitte sind sokku, kui sokk oli Matitse ajal. Siis oli ikka päris tihti, kui lõpud läksid pingeliseks, siis tann näib, kuule, kurat, ma ei viitsi see kuradi tankist olla, pane jää peale. Ma ütlesin, kuhu? No ma ei tea, pane põlvele. Ma ütlesin, et ei pane jää peale, kurat, ma pean sisse kohe minema. Ma ütlesin, siis lähed. Vahepeal kasutasime ära küll seda, niimoodi, et panid jää peale kuhugi, siis Maatis vaat, see on vigastad, mis põlv, okei, siis ei läinud. Teiste mängijatega olen välismaastatest ka rääkinud, et sinuga väga ei saa rääkida. Et mille taha see jäänud on? Oota, kas ma see aasta olen ka ainuke, kes ei ole välismaal mängida? Kuuba Aleks on Itaalias, Make ka. Kasen ka. Kasen ka väli. Ma ei ole välismaal mängida. Ugo ka ei ole. Hugo ka ei ole? On. Ei ole Hugo ei ole. Hugo on, need on normaalsed vennad ikka. Ma ei ole mänginud, jah. Aga ma küsin sinult üks vahe, et kui tuleks kogemata pakkumine, siis kas sa läheksid? Kogemata? Ei, okei, välja teenitud mingi hea koht. Ja, aga seal on... Et siis sa ütlesid, sa tegelikult läheksid?
praegu? Jah. Kuhu? Sa ütlesid, Sa küsisid, kuule, kas sa Hiina läheksid? Ei, no aga ei, ma mõtlen, et mingi... Suure palk läheksid Hiina või? Läheksid ju. No pigem ei läheks see. Miks? No ma olen üks vanus, ma ei tea, noh. Okei, noh, kui me nüüd nagu kaamerat ees räägime, siis... No pigem läheks. Hiina läheks. Ei no mitte Hiina, no võta ükskõik midagi, no. Tuleb mingi hea pakkumine, saad näiteks 15 kilona. Näiteks 15, ma ei tea. Nagu vähem kui Kalevis või? No mille taha on jäänud siis? Ei ole tulnud sedagi. Aga pakkumise on olnud ju. Et see, no see on nii ära leierdatud ka nagu. Okei, viimastel aastatel ei ole. Aga aastast tegelikult on meil, mul on suht nagu iga kord on niimoodi, et kurat, et ma ei tea nagu, olen juba Kalevis olnud, eks. Aga siis tuleb näiteks, et Kairis tuli treeneriks, eks. Siis ta oli 2 aastat, siis tuli Roberts, eks. Ja iga kord siis, kui justkui on hakanud ära töötama, see on nagu mingi selline muutus toimunud, et... No ennast tegelikult treeneri muutusega. Treeneri muutus on nagu nii palju kaasad, nagu jah. Et jah, lisaks on see, et meil on nagu suur boonus see, et me ei tee kogu aeg samas saalis trenni ka, et me saame kogu aeg nagu varieeruda, kus saalis me teeme, eks. On ju? Ja siis see on kuidagi huvitavaks teinud ja samas on nagu seltskond ka okei. Jah, ma saan aru, et nagu võiks, aga ma ei tea, Kobi ka ei vahetanud klubi, miks ma siis nagu pean. Ei. Aga on. Mulle meeldib ja samas on alati, aga... Ütle kõige parem pakkumine, mis on olnud kust riigist, no on ju midagi. Sa tead täna? Mul ei ole olnud. Ei, me ei ole rääkinud. Noh, ma mõtlengi, et... Aga Tartu on pakkumist teinud? No see on, jah, kui keskkooli ära lõpetasin, siis oligi. Aga nüüd, kui sa... Vastak helistas sõber ja siis Kalevist öeldi, et meil on nii palju välismängijad. Aga Andres rääkis ära. Me saime veel McDonaldsis kokku, Mustamäe McDonaldsis saime Andresega kokku. Sõime need laste eined ja me lõime käed kokku. Normaalne. See on vinge. Aga nüüd on kindlasti teistmoodi, selles mõttes, kuidas see räägitakse palga läbirääkimise. Aga vahet ei ole võid seda rääkida. Tüüpiline Martin, tuleb hakkab rääkima, kuule mul see... Ma ei viitsin. No ühesõnaga, sa välismaal pole mänginud, aga tegelikkuses välismaal sa oled ikkagi kõvasti käinud, et oskad sa öelda näiteks, mitu korda sa Venemaal oled käinud? Ikka palju. Ma tegin 1 aasta mingit Exceli tabelit ka isegi, kus ma panin, see on küll nagu umbkaudsed kilomeetrid, aga me lendasime nagu, see ei ole algus ja lõpp-punkt, vaid nagu Tallinn-Moskva, siis ma ei tea, Krasnojarsk, eks. Me lendasime 44 korda ja seal oli minu arust 47 000 kilomeetrit. No ma panin nagu Tallinn-Moskva, eks palju on kilomeetrid ja siis Moskvast palju Krasnojarskisse on ja siis sealt tagasi, see on siis nagu 4 lennureisi. Oligi 44 lennureisi ja minu arust oli 47. Me mängisime võib-olla mingit vibasarja ka veel. Eks me kindlasti mängisime. Me lendasime nagu teisele poole ka, sest me iga aasta ei ole nagu mänginud seda. Et see on ikka jõhker. Aga äkki annagi siis väike ülevaade, et milline keskmine VTB reis oli, et see oli ikkagi päris suur katsumus. No täitsa erinevad, vaata kui koroonaaeg tuli. No ja räägime enne koroonat. Enne koroonat. Siis oli ikkagi see, et me lendasime Moskvasse. Nagu praegu tundub see ei oleks mitte kuidagi nagu söödav. Et ei oleks. Ma ei mäleta, kuidas me Moskvasse üldse lendasime, kas meil olid öised lennud? Öised lennud, see oli niimoodi, et öised tähendab seda, kui sul on kõige hullem oli kell 7 läheb lend, see tähendab, et sa pead olema mingi 5:15, ütleme lennujaamas, sa pead kodus ärkama, ma ei tea, 4:30. Ja siis sul põhimõtteliselt ju öö jääb vahele. Siis meil olid Moskvas need layoverid. Lõpuks me tegime need need ikka mingi 4 tundi on. Me tegime need lounge'i kaardid, kus me saime nagu just natuke vaiksemas kohas olla ja mingit stäkke ja tugitoolides olla, sest muidu Moskva üldse need Venemaa lennujaamad on rahvast pungil täis. Ja siis seal ei ole kuskil olla ka ja see on ikka rets. Ma arvan, mitte ükski võistkond peale Kalev Cramo pole selliseid reise nagu aasta jooksul teinud. Sest sama palju reisitakse küll, aga need reisid on lihtsalt nii teistsugused, kas sul pannakse nagu sinna prioritisse, eks, või seal on kohe tippmeeskonna on charterid, eks. Aga see oli ikka nagu, ja kõige tüütum oli minu arust selle juures see, et kui sa läksid Venemaal lennuki peale, siis sa pidid minema sinna bussi, eks. Bussis, paned korraks selle sulejope, sa lähed bussis hakkab palav. Siis sa lähed
sinna lennukisse, sa pead ootama seal nagu, siis see pikk järjekord, sa lähed välja, seal on mingi -25, nagu need olid minu arust kõige ebamugavad asjad. Ma ei tea, kas sa, kui sa Nenadi ajal olid, siis sa ju käisid Ukrainas ka. No kui kõik need VTB algusaastad nagu kokku panna, siis kui olid Ukraina klubid, olid Venemaa klubid, siis oli mingi, lõpuks tuli mingi Tšehhi ja no siis oli ikka no täiesti tuksis nagu. See oleks aasta jooksul pannud seda reisiblogi, nagu siis oleks päris kõva olnud. Mis kohad me läbi kõik käisime? Ukraina, ma ei tea, mitu Ukraina klubi see olid? 2 äkki või? See oli see Mariupol ja Avtodor. Ei, Avtodor Venemaal. Avtodor oli või? Venemaal. Oli jah? Oota, mis oli seal suur, kus see oli? Mariupol või? Ma just ütlesin. Ütlesid või? Ma ei kuulnud. Sorry. No ja siis tuli koroona ja siis läks see asi nagu veel hullemaks. Ja koroona aeg oli tõesti. Siis oli keskmine reis niimoodi, et me läksime siit bussiga Peterburi, eks. Ja me läksime veel bussiga niimoodi, et seal olid need betoonblokid ees, et nagu oot, kuhu te tulete. Kuule, et see oli esimene reis. Kuule ja siis, et me läheme mängima, eks. Ja siis me läksime sinna piiripunkti, seal oli peal mingi print, seal põhimõtteliselt oli tühjaks. Seal oli arvuti teid ära tõstetud, ma läksid arvuteid laudade peale, et keegi läheb üle piiri minna. Tulevad, eks. Siis me sõitsime, piiripunkt oli ka selles mõttes ebamugav. No jah, sa võtsidki kõik kotid, asjad kaasa, läksid sinna piiripunkti, seal läks mingi 1,5 buss tühjaks. Käid seal X-reid, koerad nuustavad ära, seda nagu võib-olla, sa magad võib-olla selle reisi, aga siis sa ärkad seal piiripunktis üles ja siis tuleb teine nagu osa veel otsa, siis sa lähed Peterburis lennujaamas, kõik need turvakontrollid, siis sa ootad selle värava juures ja siis on veel lend, eks. Ja lend võis olla niimoodi, et sa Peterburist lendad kõigepealt Moskvasse ja siis Moskvast lendad edasi. Siis tuled tagasi, ütleme kõik see sama virvarr ja siis sa tuled öösel lennujaama, sa lähed Ibise hotelli kell 4 näiteks öösel, siis see tädike ootab sind, eks, teeb sulle koroonaproovi ja siis sa lähed oma tuppa, igale ühele oli oma tuba ja sa ootad seda vastust. Ainuke hea asi selle koroona oli see, et sa tellisid endale hommikusöögi, siis toodi ukse taha. Ja sa sõid oma muna ja ube sõid selle uhu. Aga esimene reis me jäime ju 3 päevaks hotelli, sest kellegi mustal oli, kellegi oli mingi see poolik proov, et kas on või ei ole nagu positiivne. No meil oligi mingi, et läksime Martiniga lihtsalt tema nagu aeda istuma, et saaks värsket. Ja siis oli see, et kuule, Berit, vitsid too nagu kohvi, aga jätta kohvi sinna laua peal. Me ei tea, see oli nagu väga kummaline aeg, et jätta kohvi sinna, et ma ei tea, mul oli väike laps ka kodus, et me ei tea, mis asi see on. Ja siis helistasime Ramole, et kuule, et kas me nagu, mitte et minu aias ei oleks, et lähme siis, kas me metsa võime jalutada minna Ramo, et te võite minna, aga tehke nii, et keegi ei näe. Pärast on mingi jama, et nagu, kui keegi on positiivne, et siis Kalev Ramo vennad jalutavad kuskil ringi. Aga see tundub nagu naljakas. Üks reis oligi niimoodi, et minul oli koroona ja te sõitsite juba Peterburi poole. Mina ei olnud siis. Intsul oli? Ei, Intsul oli kõige esimesena üldse. Ja Intsul oli esimesena. Jaa, sul oli, õige. Kellelgi oli veel, siis sa olid bussi tagaotsas. Ja keegi oli bussi ees otsas niimoodi, et oligi, sa istusid kõige taga. Ja keegi istus bussi ees ja koroona, eks. Ja mina ei olnud reisil kaasas, sest mul sündis vist laps. Ja siis ma olin põhimõtteliselt 2 nädalat, te olite isolatsioonis, aga mina ei olnud isolatsioonis, siis ma sain nagu... Aga kas see oli see reis? Te sõitsite sinna ja siis kuskilt Terviseametist öeldi, et kui te lähete üle piiri ja... Siis tagasi ei saa. Siis tagasi ei saa. Siis te läksite sitte Narvas pitsa. Sõime Narvas pitsa ära, sõitsime tagasi ülilahena, nagu 5 tundi oli, nagu 2,5 tundi sinna, 2 tundi sinna. Täiesti kosmosaeg, praegu, kui me lendame selle FIBA Europe Cupi raames kuskile sinna Hispaanias ja Itaalias, see on ikka nagu, see on kihvt, Ei no VTB oli ka kihvt, aga need reisid, kui sa 2 korda nädalas pead lendama näiteks, siis oli ikka. No oligi kõige keerulisem oligi võib-olla see, et sõid väsinud ja toitumine ka teed reisi ajal oli täiesti nagu... Rappes, täiesti mingit asju sõitse. Ja siis oli kõige tipuks see, et läksid otsaga teibitrenni. Polnud maganud, väsinud, polnud söönud ka. Ei, see Krasnojarsk oli see kõige kaugemal, see oli ikka kõige hullem. See ajavahe ka. See ajavahe, nad jebisid ka, et panid kell 11 päeval mängu, nagu siis oli meil hommikul kell 5 või mis ta oli, magamata. Aga väga lahedad reisid olid. Noh, olid ju. Oli ikka, jah. Eriti kui tuli Kasahstan juurde, millal sa veel Kasahstani läheksid? Kasahstan ongi üks nagu meeldejäämaid kohti ka siin ikka. Et ise ju võib-olla lendaks sinna. Tegelikult Venemaal ikkagi midagi ilusat ei olnud.
no see, Kindlasti seal on enamus saale ilusaid olid, kohti, no jaa, aga- selles aga- mõttes muidugi, aga nagu saalid olid tegelikult külmad ja siuksed vanad ja. aga Kaasan oli väga ilus. Kaasanis see, no megalinn. mingid saalid, et seal on nagu, sa kuuled, et see mängib mingi 1 miljon ja 1,5 miljonit aastas, sa lähed saali, mul on nagu pildid ka telefonis, kus ma olen saalis riietusruumi ees ja lihtsalt nagu koera. jah. Et seal oli see jäämaas, eks, ja siis olid need kummimatid pandud, eks, ja siis mingi no seal oli niimoodi, et me 30 aastat puhastatud. Me läksime ükskord mängule ja nagu kempsust vett ei tulnud. Sa kujutad ette, nagu enne mängu vennad tahavad käia seal ja siis... See, kes esimesena käis, sellel oli hästi üle, lasid peale kõik. nagu... Kuiv käimla, aga lihtsalt... Ja siis kuuled, et see vend saab 1,5 miljonit aastas palka. Tehke nagu mingi asjad korda. Mingid mustad ütlesid, nemad sellest saalist tulid, sest need gaasiballoonid olid need tulega, need olid seal väljakute ääres, soojendasid saali. Need plahvatavad. Väljakud olid külmad ja siis hotellis oli siuke, et 30 kraadi oli tubades, lihtsalt küte oli nii, koeg oli põhjas kõik. Aga tore. Väga, noh, mälestus väga palju veetab. Aga nagu uuesti ei tahaks pigem. Ei uuesti. Ei jõuaks. Pigem, ei no siis oleks juba kindel, pere pakiks need kotid sinna ukse taha, ütles, et näed, korvpall või pere. Jah. Tegelikult sa said ju oma ettevõtte mõtteseid ka tänu VTB-le. Jaa. No need pildiautomaadid, me käisime ringi, Timmu oli kindlasti seal. Siis kaubanduskeskus, me ikka jalutasime, ma olen ju see vend, kes tahab igal pool jalutada ka. Siis me maandume kuskil, siis me oleme terve päeva reisinud. Siis nägin ühte lahedat automaati ja kirjutasin ja davai, ostsin paar masinat ja nüüd on kaubanduskeskustes püsti. Ma mõtlengi, et sa nagu investeerisid päris julgelt sinna alguses, et praeguses vanuses siis pigem ei oleks. Enam ei viitsiks sükest jama teha. Tegid sa mõne apsaka ka sellega või sükest midagi? Kõik läks nii nagu soovis. No ta oli nii õnnelik, ma mäletan, kui ta seal need Pofti vennad tulid sinna, ma mäletan, kus Moskvas oli või? Toodi sulle see arvuti, sa olid nii õnnelik, said uue arvuti, et vennad tõid. Mäletad? Paki seisust, et näed, Pofti vennad tõid, ma olen nii lahe vend, nagu hakkan Eestis. Mäletame, seal oli mingi intervjuu veel, et kui ma selle masina püsti panin, siis tehti mingi intervjuu, siis küsiti Varaku käest, et kuidas te kommenteerite, et nagu mis tundub nagu naljakas praegu, et korvpallur tegeleb nagu väljaku kõrval veel mingite muude asjadega. Et noh, ma ei tea, mis küsimus see on. Et nagu ei tohikski peale korvpalli midagi muuta. No tegelikult see ei nõua üldse palju tähelepanu. Mingid nagu minust on väga teretulnud, kui korvpalli kõrvalt üldse. Praegu on nagu minust täiesti normaalne see, et korvpalli kõrvalt tehakse ka mingeid muid asju. Ma ei räägi mingist palgatööl käimisest. Ma mõtlengi, et sa teed mingit väikest asja. Siin tulevad osad mängijad välja varsti oma merchiga ja kellel on mingid muud. Sul on midagi või? Märtsi, Priidu märtsi või? Sul on mingi, sa tegeled ka üldse millegi muuga või? Ei. Ta käib palgatöö kõrvalt palgatööl, kus ta käib. Sa käid 2 palgal tööl tegelikult? Rohkem. 3. 3 või? Sul on 4. Sul on Kalev, korvpalliliit, tennis, jalgpall. Pluss erakliendid. Erakliendid. No, polegi rohkem vaja. See on sama ju. Sa tegelikult Poftiga ma tegelen muudest. Räägime korra sellest VTB tugevusest ka, et tol ajal meil oli ikkagi kõvasti tugevam võistkond kui nüüd praegult. Ja siis vastas olid ka tegelikult ma olen mõelnud selle peale ka, nagu meil oli nimede poolest tõesti väga head satsid, noh. Aga ma arvan, et see Final Fouri aasta, mis oli, see oli ka tegelikult väga hea sats meil. Oli jah. See oli väga nagu, noh, okei. See oli mingi 1 aasta peale VTV või 2 või? Jah. Ma ütleks, et kõige kõvem sats, mis üldse on olnud läbi aegade, oli see, kui Linehkan oli. Linehkan, Fox, Just Base, Laid, Kangur, Arbed. Arnetid ja need olid, see oli. Ma ei tea. No okei, see oli jah. Sul on 2 endist NBA mängijad. Ja nad olid veel Lewis oli veel väga kõva. Siis oli Franco oli. Okei, noh. No suht võrdne ikkagi. See oli väga looded sats ja minu arust teine sats, mida ma mõtlen, on Keen, Devin Thomas, siis oli see, kes see... No siis oli ka Lewis. Kemp, eks. Ei, mitte Kemp, vaid see... Kes see hästi vivalik oli veel?
Tuunigan enne. Ei, Tuunigan oli ammu. See oli ammu. Kemp ikka. oli jah, Kemp, eks. Siis olid... See oli see, kes kokku kukkus trennis. Oli Kemp. Selle järgi mäletan. Siis see oli ka väga hea Oli sats. just, see oli. Kui me võitsime Balti liiga ära, Jah. see sats, see oli ka ikka väga-väga hea sats. No. Kaufmannis. Lewis, Oli küll hea sats, jah. see oli ka, aga noh, see Arneti ja nende sats, no selles mõttes meil oli nagu välismäng, et nagu selles mõttes, ma mäletan, et see oli üle, mul vahest viskab YouTube'is neid Kalevi mänge, kus me mängime finaalis Unibet Arenal ja noh, seal on nagu mingi 500 inimest, eks. No praegu jõutaks ette, et sa mängid seal finaalis ja oleks nagu nii vähe inimesi. Aga minu arust siis, kui see Kairis aastad hakkasid, siis kuna see mäng oli meil nii vaatemänguline, siis noh, Arnetid ja need panid ju kogu aeg siukseid tonke, mida Eestis ei olnud nagu nähtud, eks Tony Broughton ja nagu, ainult Alliubid käisidki, noh, said seal pingi peal loksutada tegelikult. Aga siis olid minu arust Kalev All oli kogu aeg täis. Kogu aeg oli täis, see oli ülikiht minu arust. Jah, ma olen nõus sellega. Sa siiamaani vahepeal tuletab meelde, kui raske tegelikult oli seal mõndade vastu palliga üle tuua. Ma oleks sellise Unixi mäng mingisugune. Oota, mis sa mõtled? Ma pean, et mingi mäng oli, kus ma väga palju ei pidanud palliga üle tooma. Et niimoodi, et sind pandi suht tanki ja siis sa pidid Unixi vastu üle tooma seal mingit palli, aga nüüd see... Ei, sa mõtled äkki seda mingi koondise mängu, kus ma kukkusin pikali. Oli küll, minu arust see oli okei, võib-olla. Seal oli jah. No selles mõttes, et videokoosolekud olid see, et lähed sinna Venemaale, siis vaatad, noh, seal oli, ütleme, Unix, CSKA, Himki, eks. Sa teed selle scoutingu lahtu, vaatad, et okei, Teodosic, noh, mida hästi teeb. Okei, siis vaatad, seal on mingid Mike James, Kyle Hines, siis on, ma ei tea, kes seal või, noh, igasugused vendasid olid, eks. No siia me... Mina, no, ma ei tea, noh. Minust oli üks mäng oli see, et mängisime, no meil oli need rookid, Reggie oli rookie, eks. Mängime CSKA vastu, siis olid Teodosic, Kyle Hines olid. Ja siis mõtlesin, you know Kyle Hines? Who's this, bro? Ja siis mängisime Teodosici vastu, meil oli scouting niimoodi, et jah, et Teodosic ei ole 2 kuud mänginud, et ta on kindlasti vormist väljas, et noh, vaatame, kas ta mängib, ta palju meile poole, aga mingi 20. No. Ma mäletan hästi Šveedi vastu oli siuke scouting, et viskab 3-seid seal, aga et kui vasakule suunata, et siis ta ei ole väga hea. Mees oli VTV scoring liider mingi 22 punktiga. Aga tegelikult lõpuks me võitsime neid isegi kodus. Ei, seal oligi... Ja me suunasimegi vasakule ja tegelikult ta ei olnud nii hea, aga noh, naljakas mõelda, et see mees nagu, et vasakule suunad, et siis ta äkki ei oska. Aga seal tulevad ikkagi noh, mingid nukstest ka mängu, et kui me mängisime tol ajal neid liigasid, eks, siis me tulime koju, et noh, see võib-olla pingelangus, väsimus, see võib-olla keskendumine ei ole päris seal, et kui nad tulevad kuskilt Hispaaniast, mängivad Euroliigat, eks siis lendavad nagu Moskvasse koju, eks, ja siis järgmine päev. No, Kalev. Et seal võis olla väike see faktor ka, aga... No kindlasti oli, aga... Aga need olid väga lahedad võidud meie juures, kui me võitsime seal... Need olid ikka mega. Me võitsime kõiki satse lõpuks. Ja mina olen nüüd... CSKA tööd. Võitsime. Minust 2 või... Kuule, me võitsime... Ai, seal Moskvas võitsime. Jaa, õige. Lõpus, jah. Ah! Martin põi 3. Ma panin 3. jah, viga. Aga me olime siis juba ees, on ju? Mis sa siis ajad? Lõpus... Ei ole, sul on üks, oota, sul on üks eluhetk olnud, kus sa oled ise ka öelnud, et see oleks su nagu elu. Ja see oli Unixi vastu. Jah, kaasan Unixi vastu, kui mängiti Martini peale ka veel nagu. Ja nurka, ma mäletan nii hästi. See, kus see meelega viskas vabaka mööda. Ja see oli tegelikult päris haige. Branko viskas vabaka meelega mööda. Meil oli time out oli, Branko viskas vaba viset ja siis oli niuke liikumine, et Branko viskab vasakule ette rõngasse, pall kukub sinna, Reggie blokeerib ära, Broughton võtab palli, hüppab outi ja siis ma jooksen nagu nullist nurka. Ja mul on video peal see oligi 1-1 täpselt. Oli, ja see kukkus nii hästi välja, et ma nii tahtsin, ma vaatasin täiesti tuksis kõik toimiti. Ma vaatasin ka, ma vaatasin, et see ei saa, seal oli nii palju lahtised asju, mis nagu võib valesti. Aga see läks nii hästi ja oleks läinud see sisse ka, see oleks nagu elukorv olnud. Ops, Reggie blokeeris ära, Tony võttis palli, hüppas niimoodi outi, söötis nagu audi äärest nurka, eks. Ja siis sai minata 2 mööda. Aga see oleks mega, kui see kõik oleks nagu lappi, no sa jätsid lihvimata lihtsalt. See oleks olnud nagu üks ägedamad korve üldse vist. Siis ma istusin, vaatasin ka seda, kuidas ta joonistab seda. Siis mõtlesin, meie paari ajal tuligi veel.
üks äge asi veel VTB-st, mis mul meelde on jäänud, siis ma ise ei mänginud Kalevis. Ma vaatasin teie mängu ja siis te mängisite mingite täiesti suvaliste vormidega seal. Mina siis end. Teile mingit lennureisi, ma mäletan ka, lennureisil läksid vormi. See oli Ukrainas minu arust. Mul on 2 korda juhtunud, jah. Nagu vormikott läks kaduma või ei olnud, see polnud vorme kaasas lihtsalt. ei, see oli, kus päris hea lugu nagu. Meil oli Saku Suurhallis mäng ja siis seal on kaks riietusruumi. Ja siis olid niimoodi, et poolte mängijate püksid olid ühes kohas ja siis poolte mängijate need maikad olid teises kohas. Aga ma esimesest riietusruumist ei võtnud siis neid asju ära. Ja mina ei tea, kuidas see juhtus niimoodi, et poolte püksid olid ja poolte maikad olid. Aga siis korrasin kokku, viisin sinna pesumajja ära ja siis ma ei mõelnud üldse nagu mul, vormid on olemas, läksime koha peale. Toomas Raadik, ma hakkasin seal teipima ja mängijad ette valmistama ja siis Raadik ütleb, kuuled, et mina ei tea, et 6 vennal on maikad ja 6 vendal on püksid. Siis ma ütlesin, kui ma ei viitsi, kui paska ajada, jaotan need vormid laiali. Ei päriselt ka ei ole, Ma läksin nii närvi. Ma mõtlesin, et vennad teevad lihtsalt huiavad mind ja lihtsalt jebivad. Siis mõtlesin, et vormid on siin, lähen kotti, vaatan tühjus. Vaatan, vennad istuvad need oma valged maikad, siis alussärgid on ja siis püksid on, teistel on maikad selles. Mõtlesin, üldse ei mõelnud, kus need on. Ma panin Sibula tanki. Mõtlesin, et kurat, Sibul viis trükki neid, et trükkimajas on. Aga Sibul oli Tallinnas. Ivar Vald välistas Sibule sõimas näo täis. Ütlesin, kuradi trükkis on need asjad, kus vormid on. Mõtlesin esimese tule selle, panin selle Sibula peale. Ei olnud, siis anti meile teised vormid. Samaras mängisime. Aga neid asju ikka juhtub. Ei, juhtub jah, aga seal kõik juba laabus. See peakohtunik tuli ja ütles, et 20-0, et me ei saa mängida teiste vormidega. Leiti mingi lahendus. Nagu. Ja me ütlesime, et vormid... Tavaliselt leitakse alati mingi lahendus. Me ütlesime, et vormid lihtsalt ununesid siis sinna lennujaama, et ei jõudnudki kohale ja et ei ole. Ja siis Müürsepp ütles, et see vend lihtsalt tunnustas vormid Tallinnasse. Peakohtunik oli kohe kõrmes, lennujaamas ja siis oli hakati lahendama. Lõpuks tuli vastu. Teine kord oli veel sulle? Ühe korda oli veel. See oli Eesti mäng või kuskil? Ei, ka Samaras. 2 korda järjest oli Samaras. Ja see 2 korda oli sama, see peakohtunik ka ütles, et tõesti, 2 korda ei saa. Ühe korda ma unustasin maha sinna hotelli lihtsalt. Ühe korra ma mäletan, kui ma Tartus veel mängisin, siis me mängisime Rapla vastu niimoodi, et Rapla mängijad olid nende kollaste vestidega, mis olid mingi nabakad põhimõtteliselt. Ma ei mäleta, kas see oli see teema, et nad tulid valevärvi vormiga või mis seal täpselt oli, aga et neid korda on ikka juhtunud. Ja nüüd enam ei saa, nüüd on oluliselt rohkem inimesi klubis, kes vastutab. Aga Henrit ikka pakke vahel. Tal on juhtunud. Korra vaatame su mängustiili ka, et sul on oled tuntud kaitsemängu poolest, et kus see nagu tulnud on. Et ma mäletan, mul oli noorena see, et Tiit Sokk ikkagi kogu aeg karjus, et mängi kaitses, siis lõpuks nagu hakkasingi mängima, et kes sind sundis või tahtsid ise. No visata ei oska, siis pead kaitset mängima. Oota, mida? Oi. aga ma tahan küsida ausalt. Miks sa ei viska, kui sa vaba oled? Mida sa ajad? Mina vaata. Mida ma vaatan? On ju, väga tihti on, kus on vaba, sa ei taha visata. Mingid periood. Eile vaatasime nagu koondise mängu ka, Kono viska ja visanud peale lihtsalt. Ilmselgelt tuleb neid, et lihtsalt mõnikord viskad vähem. Vaata VTB statsi. Ühesõnaga. Ei no see on mingi vana aja, see on niuke teema ka. Ma arvan, minul ka, kui oli isa treener, siis oligi niuke stiil oli. Mängisime. Ja noorena ka, kui nagu võib-olla see ei rohkem külge, et kui sa noorena tahtsid väljakule vaata saada, siis tegelikult eeldati kõigepealt, et sa teed seda. No seda küll, aga sa ei saa öelda, et stiil oli selline sellepärast, et nagu neid kaitsemängijaid ei ole nii palju. Enamus ikkagi on sellised, kes ei pane kaitses nii palju energiat hakkama. No kunagi Kussa küsis, ma ei tea, mis see treeni sisu oli, aga et tulge siis, kes arvab, et on satsis kõige parem kaitsemängija, siis tule välja. Kreks
Gregor Albert taastus kohe välja, siis okei. Kas ta oleks parem kaitsemängija? No Gregor oli ka oma, nagu ta oli lihtsalt, ta olid gabariidid natuke teised. Ja ma arvaks, kui ma peaks võrdlema ennast ja Gregorit, siis nagu minu trump on võib-olla pallisurve, aga Greg see lihtsalt nii pikk, eks. Noh, ta ei ole väga palju minust pikem, aga ta on nagu kuidagi, kui me oleme kõrvuti, siis ta gabariidid on teised, siis kõik need kattest järgile jooksmised ja ta ei peagi palli ära võtma, ta lihtsalt suudab piisavalt hästi segada. Noh, Raiest on samamoodi, et ma olen Raiesti kõrvale praegu, sest ta on ikka meeletu elajas ju. No Trell samamoodi. Jah, et ta paneb käed niimoodi kõrvale, et ta ei peagi nagu, Trell on isegi nüüd viimased mängud, ma vaatasin, ta on tõesti kaitses väga hea, eks, rääkimata Raiest. Tal on ebareaalselt pikad käed. Ja, et sa ei pea nagu ära võtma seda palli, et sa lihtsalt suudad piisavalt nagu segada ja seda Hakansoni ta nagu segas ka nagu päris palju, lahe oli oodata, noh. Aga mulle on alati meeldinud nagu. Noh, sellest me juba rääkisime, et selle Keith McLeogi ajasid närve, aga tegelikult ma jällegi vaatasin kuskil, ma ei mäleta, kus ma mängisin, vaatasin teie mängu ja siis see oli seal Tondi Ravasega, ta ei olnud nagu see suures saalis, vaid see oli kuskil mingi väiksem saal ka, kus te mängisite VTB-d. Ja siis sa ajasid Teodeositsi niimoodi närvi, et viskasid palli käest. Oli jah, ma mäletan ka. Ja, oli jah. Ma ei tea, kas ise ei mäleta. Sa hakkisid nii räiget teda, oli jah. Ta sai, minu arust ta sai selle ebasportiku ka. Minu arust ta sai eemaldamiseks. Jah, vist oli. Nii hea. Selles mõttes, et see on normaalne mänguosa minust Märt ajas ka selle Margus Pahvi nii närvi, et see viskas teda palli. See on nagu ajadki, ma arvan, et käikski väga närvidele. No. Selles mõttes mul käib ka närvidele, kui ma nüüd, kui me läheme nüüd tagasi, et siis kui mina olin, ütleme Kalevis, ma olen 91 sündid, Tanel Sokk on 85, eks. 6 aastat vahet ja siis ma tulin trenni, Tanel oli see nagu, oli juba vanem mängis, siis ma hakkasin jebima teda. Ja siis ta läks ka trennis närvi, kui ma nüüd võtan, et ma olen 91 sünnid ja ma hakkan mingi 2000, ma ei tea, mis ta on, palju on, 2005 või? Jah. 2005, et 14 aastat, mul oli Tanel Sokuga 6 aastat ja ma tulen trenni, et nagu mõni hommik, et võib-olla ma ei saa ennast käima ja siis see paneb hullu, eks. Siis mind ajab ka nagu see närvi, mis tegelikult on nagu normaalne trenni osa ja sa peadki nagu täiega panema. Eks siis ma kujutan ette mängus ka, kui see Teodosius võib-olla just oli pand sellele Real Madridile 25, eks. Et sa tahadki, enne? Siis sa tuled mõtled, et tuled mängid rahulikult Kalevi vastu ära ja siis mingi mängid kõvak üles. Kes nagu räigelt mängida vaatab, et sa Teodositsi siis. Et ilmselgelt ajab närvi, see on nagu lahe ka. Ei, minust ongi seal pingi tagant, te olete mängijad ja elate selles mängu sees, aga kui pingi tagant vaadata, nagu siis ongi 2 erinevat seda, millele ise kaasa elad, et on see, et kui näiteks sa kaitses saad seal enne poolt väljakut kellegi pidama, no see ajab räigelt niimoodi nagu sa näed, et see mängija on nagu nii närvis ja siis teine on see, kui keegi viskab sisse, et need 2 siukest head emotsiooni on alati, et kas sa ei lase teda et see, kus sa saad nagu nii räigelt hakkida, et vend ei saa lihtsalt. Ma mäletan, kui see Linehan meil mängis ja siis selle Salgerise mingi noor tagamängija tuli, siis ta ei saanud 2 korda nagu üle välja. Tema mänguminutid olidki siis võib-olla mingi 40 sekki vist. Et ta ei saanud üle poole välja, sest Linehan nii räigelt hakkis ja siis sa nii räigelt ketta, et võtta 1 kord veel selle palli ära, aga 3. korda enam juhtunud võeti välja, ütles, et kuule, sa sai isegi poolde väljaku. Päris äge. Jah, ja need taseme vahed olid ka nii, et kui oled harjunud, et seal ütleme, Varraku ajal ma ei saanud nii palju mängida, aga Kairise ja Robertsi ajal tegelikult ma sain ju, Kairise ajal ma olin ikkagi nagu põhirotatsioonis kogu aeg sees, et sa mängid kogu aeg nende väga-väga kõrgel tasemel mängijate vastu. Ja kui sa siis tuled nagu samm tagasi Eesti liigat mängima, siis endal on enesekindlus nii suur ja sa oled harjunud nagu hoopis teiste kiirustega ka. Et kui sa isegi seal kämblid, siis sa jõuad alati ette seal Eesti liiga mängijatele. Sa mäletad 1 aasta, kui me võitsime, kui meil see hooaja lõpupidu oli, mis sa ütlesid seal lõpukõnes? No mikrofoni said, sa mäletad? Ma ei tea. Sa ei saanud mängida üldse Varraku ajal. Mäletad, aitäh. Mind ei olnud siis. Aitäh, et ma ütlesin midagi, et aitäh, et mul olid nagu läbi hooaja kõige paremat. Istekoon, jah. Kõige parem istekoon. See on päris hea. Kuidas Varrakuga oli, mul on 1 lugu veel. Tahad sa seda rääkida? Jah, ma räägin korraks seda. No räägi. See oli niimoodi, et mängisime Tartus, siis oli see Timmo oli ka meil, Timmo oli Tartus siis ja siis kõik said seal 5 veaga nagu 5 viga täis ja kergejõustiku väljas oli veel mäng. Ja siis ma ei olnud nagu mängida eriti saanud, eks. Seal ei olnud nagu kedagi panna, siis Varrak käis seal edasi. Tuli minu etest tegi sa pead nüüd minema. Läksid või? Läksin ikka.
et see oli jah. kas see oli see, kui see Owens mängis või? Ei, siis olid need Fisherid ja Aconion, siis kui me poolfinaalis. Eks Owens oli... Owens oli ka siis? Ja Kevin Owens, sorry. Jah. Kevin Owens, jah. No see on, mees viskas kõige hullema vabaka ja lihtsalt... Aga mitte keegi, no... Keegi sai ninaluu, ei saanud rohkem mängida, nagu ei olnud kedagi. Fisher sai. Mul ei ole midagi teha, sa pead minema. No see on üks Owensi vabakas nii, et ta viskas nii, et ta ei visanud sinna ruudu sisse isegi. Laual vastu lauda viskas kuskile, ma ei tea. Ja püüdis ise kinni, kohtunikud kratsisid pead, mis selles olukorras on nagu. Või mis Kuuban, okei. Nojah, peame hakkama vaikselt otsi kokku tema, ma tahtsin veel küsida, et kahjuks jah. Pann veel, noh. Meil on tahtsingi küsida, mis teil tulevik toob, et Martin mängid mõned aastad Kossu ja mis siis lähed maale elama? Või? Mis sa arvad? Kanguri arvet küsisid ka kunagi, kui nad olid seal lõpujärgus, siis Kangur küsis, et sina nagu selle mu keha eest hoolitsed rohkem, et mis sa arvad, palju mul jäänud on? 1, 2, 3. No, tundus, läks ikka rohkem, paar aastat läks üle. See meil oli üks välis, see Siobhan Lewis küsis mu käest, siis kui ta mängis, et kuule Marti, kaua sa mängid, ma ei mäleta, mis ma olin, mingi 30. Ma ütlesin tookord vastuseks niimoodi, et ma tahaks seda hetke, et mul nagu lapsed mäletavad, et ma mängisin Kossu, et nagu, see oli nii lahe, et sinul on tütar, eks vanem, et kui me paneme käed kokku või mäng saab läbi, et nagu Issi, ta jookseb nagu minu poole, minu arust nagu ülilahe, et ta nagu justkui teadvustavad, et Issi mängis korvpalli, eks, et näevad seda natuke kõrvalt ka. Biancaga see juhtus, siis tuli teine laps ka, siis ma pidin edasi mängima. Aga kui aus olla, siis ega suvel on olnud niikuinii väga, te teate niikuinii, eks. Mul on talvel siis, kui päikest ei ole, see on kogu kass peal. Aga suvel ma olen ikkagi mitu suve mõelnud. Ja ma arvan, et üks põhjustus kindlasti, miks ma nagu Kossu on edasi mängid, sest Veiko Rannola aitsi ikkagi päris palju. Temaga mul oli päris palju üks-ühele vestlusi. Ja siis oli sul ikka täitsa see, et sa kohe lõpetama. Ma mäletan ühte trenni, kus mul oli nii rets kass oli peal, et ma ütlesin, et ma tegin nagu soendusteks, ma tegin kõik asju, siis mu peas ma ütlesin, et ma teen selle harjutuse ära, siis ma ütlen, et tõusen püsti, läheb minema. Aga Jõss tuli trenni, eks, ja ma ei saanud nagu, ma ei mäleta, mis teema seal oli. Jõss tuli trenni ja ma ei tahtnud nagu tema ees seda teha. Et ma nagu tõusen püsti, et meil on nagu kõrvaline isik, et kui võistkonna sees on, et ma tõusen, kuule, sorry. Ma ei suuda enam, ma ei suuda üldse Kossu mängida. Aga siis olid nagu läks üle see, aga nüüd, kui ma olen vigastatud, kui ma tulen trenni, kui ma olen mingid päevad saanud trenni teha, siis ma nagu mõtlen, fuck, see on nagu ikka igatsed. No mul on sama, mulle veel meeldib mängida, aga nagu kõik see ülejäänud osa sellest on nii raske, et kui ma tunnen ennast tervena, siis ma nagu nüüd väärtustan seda, tähendab, kui ma olen vigastatud, siis ma tunnen seda aega, kui ma olen saanud mõned treenid teha, need mängisin Keila Viimsi ja veel kellegi vastu, siis ma nagu mängisin läbi ja mõtlesin, kurat, et nagu ma väärtustan seda palju rohkem, eks. Ja nüüd, kui meil on üks kord päevas treen ka, see on nagu ideaalne graafik. See on mega. Et meil on 12, üks pikem treen, mitte nagu 2 lühikest, minu arust see on nagu ideaalne graafik. No sul eriti, sul on pikk sõit ka see trennil. Jah, et siis... Aga ütleme ausalt, et Martin, kui ta praegu arvab, et ta võiks nagu lõpetada, siis pigem ma arvan, et mitte. Ma lihtsalt mõtlen nagu teiste mängijate karjääride peale. Võtame näiteks Hugo Toom. Ta on 2 korda ACL läinud. Ta on nii pikalt vigastuse pausil olnud, et ja ikka tuleb tagasi. Sul on praegu 3-kuune paus. See on, ja, Hugo on 22. Et selles mõttes, et see on, ei, ma mõtlen, et selles mõttes, et see on nii väike eemal oldud aeg, et niimoodi sa lõpetada ju tegelikult ei saa. Ei, ma muidugi ei tahaks niimoodi. Sa ei tahaks niimoodi, et sa nüüd ei mängi. Kuule, see ei lähegi üle, see ei lähegi üle, et tuleb opt teha. Aga me oleme just... Aga lõpus, kui sa saad kõik selle nagu korda, et siis... Ja, aga mul on nagu, ma olen 35, juba 22, et on mingisse vormi saada. No aga ma mõtlen läbi nagu sinu karjääri üldse, et see on sul kõige pikem hetkel vigastuse paus. Et Sest ma oma sisimas, kui mul olid need... Ma mõtlesin kogu aeg, et ma ei olnud nagu põhimõtteliselt kunagi vigastatud, eks, ja kui kellelgi oli näiteks hooaja sees, see mingi 6-ajaline paus, kus vaata Kasper ütles ka, et tal oli vaata põlvevigastuseks, siis ta tampis, et siis ta tundis, et nagu see väike paus, mis tal oli käega vist, et see andis nagu
uue võnke, et ma ei saanud kunagi nagu seda mingit mentaalset pausi, et siis tulla tagasi, et nagu näljasena. Et sa oled kogu aeg nagu teinud väiksed mingi nädalased viirused või asjad, mis sest ma alati nagu justkui süüdistasin natuke seda, et ma tegin suviti liiga palju, sest ma käisin, kui ma mõtlen oma esimesi koondise aastaid, siis tegelikult need oleks pidanud kõik ära jätma. Nagu, sest ma ei olnud koondise tasemele valmis. Tiit kutsus mind, mina vaatasin, et seal on Kangur, Arbelt, Talts, Vene, et kõik on seal nagu ülikõvad mängijad, eks. Ma tahaks ka nagu nendega olla, aga ma ei saanud mängida, sest tegelikult nagu näiteks Vaaks, eks. Vaaks ütles U20 koondis ära, et terve suve nagu trenni teha. No, ma tegin seda oma karjääri jooksul ühe korra, kus ma ütlesin, ma ei tule, ma tegin terve suve, see andis tegelikult kõige suurema hüppe nagu. Et neid asju, kus oleks saanud nagu keegi oleks öelnud kõrvalt, et kuule Martin, ära mine koondisse, et noh, tegelikult mul ei olnud ju suur roll, eks. Jukkaga nagu ma tundsin, et ma saan kogu aeg mängida. Aga ma olin justkui kõrvalvaataja rollis ja siis nagu suvi peaks olema see aeg, kus sa lähed iga suvi nagu 10% paremaks. Siis seda hetke nagu ma ei olnud, ma arvan, kõige suurem nagu kahetsus. Aga ma arvan, et Martin korvpalli juurde jääb. Isegi kui ta nüüd arvab, et... Jah, tahtsin jõuda, et Kossu ära lõpetada üks, et mis sust saab. Spordidirektor... Mul endale ei teid vaja, ma lõpetan ära. Nagu Gerd Kams arvas, et oli väga hea jalgpallur ja nüüd lähen spordidirektoriks. Ma arvan, sa oled samad teed lähed. No, jah. Sa oleks väga hea spordidirektor, et sa oled otsekohene, sa räägid nagu asjades nii, nagu nad on. Tunned inimesi. Aga näiteks Kaleviga... Meil on aeg läbi ammu. Oota, räägime sellega ära. No räägi ära siis. Ei ole. Ei no viimane asi on see, et minu jaoks kõige tähtsam on ikkagi need, mis inimesed sul kõrval on. Ma olen mõelnud nagu näiteks, et nüüd ütleme, on toimunud väga suured muutused meil klubis, kus ütleme, treenerid on kõik vaata vahetunud ja suur osa mängijatest ka, et ma nagu tunnen, et meil on nii noored mängijad, kes kõik hängivad, nagu ma mõtlen oma mingit Rapla või Rakvere aastaid, kus tegelikult sa elad seal korteris ja sa oled ainult nende kuttidega koos, sest sul ei ole mitte ühtegi kohustust, eks. Et nüüd on mina, Tanel, eks, et me ei jaksagi nendega koos olla. Kui sa peaksid näiteks ära minema ja näiteks Tanel peaks enne mind ära lõpetama ja ma ei tea, tulevad täiesti uued treenerid või midagi, et siis nagu see seltskond ikkagi ka loeks väga. Aga kui sa näiteks järgmine aasta ei oleks, siis ma mõtleks nagu tõsiselt, et kurat. Aga me oleme ju see hooaeg, kui hakkab hooaeg, siis helistas üks hooaeg. Kuulad või? Teeme ühe aasta veel või? Ma olin Arigato parkas. Aga ma helistan Tanelile sama. Teeme ühe aasta veel? Kui nad pakuvad, et ma tulen, ta ei teeme, kuidas nad ilma meeta saavad? Et nagu mul oleks väga... No võt, siis selle sõnumiga lõpetama, et kui pakutakse, siis teeme ühe aasta veel ja aitäh, et vaatasite.